kui Venemaa loob kollektiivse julgeolekulepingu, organisatsiooni ehk CSTO, arvas ta, et on leidnud vastuse NATO-le. Samaväärse kollektiivse kaitseagentuuri, mille keskmes on Venemaa ja mis võimaldaks tal laiendada oma mõju Euroopas ja Kesk-Aasias. Aga CSTO ei ole 2020-ndatel töötanud nii, nagu Putin soovib, ja see sai just suure löögi. Venemaa püüdis kasutada CSTO-st väljaviskamist, et sundida Armeenia tegema seda, mida Putin tahab. Armeenia vastus: laske käia ja visake meid välja. Venemaa halb koopia NATO-st haihtus lihtsalt õhku ja Armeenia vastus Kremli ähvardustele on paljastanud, et organisatsioon ei suuda täita isegi seda ühte asja, mida Venemaa lubas. 24. augustil tuli uudis, et Armeenia peaminister Nikol Pashinyan teatas, et tema riik võtaks CSTO-st väljaviskamise vastu rõõmuga. Ta väidab, et CSTO liikmed, või tõenäolisemalt lihtsalt Venemaa, arutavad juba selle väljaviskamise üle ning et organisatsiooni põhikiri lubab samuti liikmete väljaviskamist. Selle põhikirja osa pani sinna tõenäoliselt Venemaa, et kasutada seda hoovana liikmete vastu, võimaldades Kremlil ähvardada turvagarantiide kaotamisega iga liikme puhul, kes hakkab vastu. Venemaa jaoks on Armeenia juba ammu reeglitest kõrvale kaldunud lihtsalt sellega, et valis Pashinyani, kes ei varja oma läänemeelset platvormi. Nüüd ütleb Armeenia peaminister, et ükskõik millist hooba Putin arvab endal olevat oma logisevas NATO koopias, see ei hakka toimima. Enne kui sügavamale läheme, kas sulle meie kajastus meeldib? Telli ja jaga oma mõtteid allpool ning kui soovi toetada selle kanali tegelikke tegijaid, kaalu liikmeks hakkamist, et saada eksklusiivset sisu. Pashinyani väited tulevad pärast seda, kui ta teatas, et Armeenia jätkab koostöö külmutamist kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooniga, mille nad kehtestasid juba 2024 aasta veebruaris. Tema sõnul oli see tingitud sellest, et Venemaa ei suutnud Armeeniat kaitsta nende hiljutistes konfliktides Aserbaidžaaniga. See teema, et Venemaa ei täida oma kohustusi julgeolekupartnerina, tuleb veel kord jutuks, nii et pidage seda meeles. Oma otsust kommenteerides ütles Pashinyan: ma võin kindlalt öelda, et me ei aktiveeri oma tööd kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioonis. Me ei aktiveeri seda. Ta avaldas, et teab, et arutelud Armeenia väljaviskamise üle on käimas. Ma oleksin väga rahul, kui organisatsioon otsustaks Armeenia Vabariigi kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioonist välja visata, lisas Pashinyan, lõpetades avaldusega, mis Putinile tõesti haiget tegi. Vähemalt vabastab see meid lahkumata jätmise dilemmast. Need 12 sõna mõjuvad nagu pistoda Putini südamesse, sest need tähendavad, et Armeenia ütleb Venemaale, et kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioon ei täida oma kollektiivkaitse lubadusi. Teisisõnu, Armeenia ei pea kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni kaugeltki nii oluliseks, kui Moskva seda sooviks. Ja et seda valu veelgi suurendada, teab Venemaa ka, et Armeenia pilgud on juba pööratud palju atraktiivsema võimaluse poole. Loomulikult püüab Venemaa kogu asja suhtes ükskõikne välja paista. Putin on juba saatnud oma lemmikhääletoru Dmitri Peskovi välja, et sisuliselt öelda: no, minge siis, Venemaad ei huvita, et te lahkute, ausõna. Või tema tegelikke sõnu kasutades: kui Jerevanil ei ole enam vaja olla sellise olulise organisatsiooni liige, mis tagab piirkondliku julgeoleku ja teenib tema rahvuslikke huve, siis on tal vabadus teha vastav otsus ja sellest organisatsioonist lahkuda. Selles kommentaaris on tunda meeleheidet, eriti kui Peskov räägib, et kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioon on oluline organisatsioon piirkondliku julgeoleku tagamiseks. Armeenia ütleb, et kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioon on juba Aserbaidžaani olukorras selles läbi kukkunud, nii et need sõnad kõlavad üsna tühjalt. Ja Aserbaidžaani olukord pole sugugi ainus asi, mida Armeenia on märganud. On palju riike, kellele Venemaa on lubanud julgeolekut, kuid kes on avastanud, kui tühjad need lubadused tegelikult on. Ja Armeenia on seda kõike näinud. Aga sellest räägime hiljem. Kõigepealt vajame veidi tausta CSTO kohta. Mida see tähendab, mida see peaks tegema ja mida see tegelikult teeb. Kõik sai alguse pärast Nõukogude Liidu lagunemist. 1991 aastal saavutas Armeenia iseseisvuse Venemaast, kuigi tol ajal polnud ta veel päris valmis iseseisvalt tegutsema. Armeenia säilitas tihedad julgeolekusidemed Venemaaga ning oli üks CSTO eelkäija, kollektiivse julgeolekulepingu esimesi liikmeid. Tundub, et Venemaa lisas hiljem nime lõpusõna organisatsioon, mis on järjekordne näide sellest, kuidas nad NATO-d häbenematult kopeerivad. Teised liitusid selle lepinguga järgnenud aastatel, sealhulgas Gruusia ja Armeenia vaenlane Aserbaidžaan, kes mõlemad said liikmeteks 1993 aastal. See oleks ärritanud mõningaid armeenlasi juba üle 3 aastakümne tagasi. Aga just siin hakkamegi juba nägema probleeme sellega, millest sai hiljem kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioon. Nii Aserbaidžaan kui ka Gruusia otsustasid lahkuda läbirääkimiste käigus, mille eesmärk oli muuta Venemaa leping tänaseks organisatsiooniks. Usbekistanil on samuti olnud keeruline ajalugu. Kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni ja selle eelkäijaga. Ta liitus Venemaa kollektiivse julgeolekulepinguga, kuid lahkus 1999 aastal. Seejärel liitus ta kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooniga 2006. aastal, kuid otsustas 2012. aastal taas lahkuda. Kõik need on vihjed sellele, et Venemaa versioon NATOst ei pakkunud liikmetele seda, mida lubas.
ja natuke lõbu pärast. Kas tahad arvata, mitu NATO liiget on otsustanud pärast liitumist organisatsioonist lahkuda? Kui ütlesid 0, siis ding-ding-ding, oled võitja. Isegi kogu selle segaduse juures jätkas Venemaa CSTO loomisega. Organisatsioon sai ametlikuks 2002. aastal ning selle algsed allakirjutajad olid Kasahstan, Armeenia, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Usbekistan ja Venemaa. Organisatsioon loodi põhimõtetel, mis on sarnased NATO omadega, eriti kollektiivkaitse osas. Kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioonil, KJLO, on omaenda artikli 5 analoog, mille kohaselt rünnak ühe liikme vastu loetakse rünnakuks kõigi vastu. Liikmesriigid viivad samuti läbi ühiseid sõjalisi õppusi ja treeninguid, et parandada oma koostöövõimet, täpselt nagu NATO. Ja mõnda aega, eriti siis, kui Venemaad kui peamist liiget ei kutsutud tegelikult otseselt julgeolekupartnerina tegutsema, toimis KJLO juba. 2013 aastal märkis Julia Nikitina, kes kuulus Moskva riikliku rahvusvaheliste suhete instituuti, et KJLOL oli 4 põhijõudude tüüpi. Nende hulgas oli kollektiivne kiirreageerimisjõud, 4000 liikmega, mis keskendus Kesk-Aasiale, suur 20 000 liikmeline reageerimisjõud ning kollektiivne rahuvalvejõud, kuhu kuulus 3500 sõdurit ja 800 politseinikku. Esimesed 2 on regionaalsed rühmad, millest üht juhivad Venemaa ja Valgevene ning teist Venemaa ja Armeenia. Nii et Armeenia panuste külmutamine ja valmisolek organisatsioonist lahkuda mõjutavad vähemalt osa kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioonist ning võib-olla kõiki neid jõuprojektsioone. Jällegi, see kõik on väga NATO moodi, kuni selleni välja, et ühe liikme lahkumine võib põhjustada planeerimises drastilises muudatusi. Siiski pidi kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioon ennekõike pakkuma Venemaale võimalust oma mõjuvõimu laiendamiseks liikmesriikide üle, mis omakorda võimaldab mõjutada piirkondi, kus need riigid asuvad. Liikmed peaksid olema võrdsed. Formaalselt nad ongi. Tegelikkuses istub Venemaa laua otsas, nagu näha sellest, et Venemaa on andnud endale õiguse blokeerida NATO operatsioone, mis võivad hõlmata kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni liikmeid. See Venemaa keskne lähenemine ongi kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni peamine nõrkus. See näitab, et kogu organisatsioon on lõpuks loodud Kremli huvides. See on jälle täiesti normaalne, kui Venemaa suudab oma osa kokkuleppest täita. Kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni liikmed lasevad Venemaal juhtrolli võtta, sest Venemaa peaks neile andma julgeolekugarantiid. Lõppude lõpuks pole ükski selle organisatsiooni liikmetest suur sõjaline jõud. On kõnekas, et Venemaa ei püüa tegelikult ühelegi neist peale Valgevene oma sõjas Ukraina vastu toetuda ja Valgevene on ainult seetõttu veel kaasas, et ta piirneb Ukrainaga. Kokkulepe oli lihtne. Venemaa pakub jõudu ja teised kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni liikmed annavad piirkondliku mõju. Kui üks osa sellest kokkuleppest laguneb, viib see ka teise ebaõnnestumiseni ja just seda me näeme praegu Armeenia olukorras. Ja mis teeb asja Venemaa jaoks veelgi hullemaks, on see, et Armeenia ei ole lihtsalt rahul sellega, et lahkub kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioonist. See läheneb ka just nendele lääne suurriikidele, keda kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioon peaks riigist eemal hoidma. Kui see muutub trendiks ka teiste kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni riikide seas, muutub kõik Venemaa NATO-s. Enne kui edasi läheme, vaatad sa sõjasaadet ja just sellepärast me teeme videoid, et selgitada, kuidas võim tegelikult liigub. Kui sulle meeldib see, mida näed, siis kindlasti telli kanal ja lülita märguanded sisse. Kui Armeenia väide, et nad on rahul kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioonist väljaheitmisega, tundus Putinile kui tugev hoop, siis see, mida Pashinyan järgmisena ütles, oli nagu knockout lõua pihta. 24. augustil teatas Armeenia peaminister parlamendile, et riik kavatseb peagi alustada protsessi Euroopa Liiduga ehk EL-iga liitumiseks. Me võime selle protsessi alustada lähitulevikus, eriti arvestades meie Euraasia majandusliidu partnerite tungivaid palveid, kuulutas Pashinyan. Putinile ei pruugi need palved meeldida. Need viitavad sellele, et Venemaa kaotab üsna olulise partneri, võib-olla isegi tähtsama, kui ta Euroopa Liidu jaoks arvas. See arutelu Armeenia ühinemise üle ei ole midagi uut. Riigi president Vahagan Khatšaturian allkirjastas seaduse, millega alustati ametlikult ühinemisprotsessi juba 2025 aasta aprillis. Kuigi seadus ei andnud tähtaega, millal see protsess lõpule viiakse. EL võttis selle uudise vastu rõõmuga, kui Euroopa Komisjoni pressiesindaja Margus Lammet teatas, et Armeenia on EL-ile lähemal kui kunagi varem. Lähemal EL-ile ja palju kaugemal Venemaast ning Putini mürgisest mõjust. Nii nagu Armeenia vihjed, et ta oleks rahul kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioonist väljaviskamisega, ei ole Venemaa selle kõige üle sugugi õnnelik. Pärast Pashinyani kommentaare saadeti taas välja Peskov, et näidata ükskõiksust ja anda Armeeniale varjatud hoiatusi, et nad peavad Venemaaga joonduma. Mis puudutab EL-i liikmeks astumise taotlust, siis ma soovitan alati meenutada Türgi ja mitmete teiste riikide kogemust. Aastakümneid on möödunud sellest, kui nad oma taotlused esitasid, kuid olukord on jäänud suures osas muutumatuks, teatas Peskov. See on meeleheitlik, isegi Kremlile. Põhjus, miks Türgist ei ole saanud EL-i liiget, on riigi demokraatliku protsessi halvenevad standardid ning mõned väga küsitavad otsused, mille on teinud president Recep Tayyip Erdogan. Aitab kaasa nendele demokraatiaga seotud probleemidele ning on samuti heaks kiitnud rahumeelsete protestide mahasurumise, mis teeb EL-i ettevaatlikuks. Armeenial neid probleeme ei ole.
Kui üldse midagi, siis Armeenia eemaldumine Venemaast ning suutlikkus vastu seista Vladimir Putini valeinfokampaaniatele ja valimiste mõjutamisele näitab, et ta on praegu palju tugevam kandidaat EL-i liikmeks kui Türgi. Nii et kui Kreml strateegia on öelda, aga vaadake Türgit, siis võib Armeenia lihtsalt vastata. Täpselt. Me ei ole Türgi. Venemaa teine strateegia on öelda Pashinjanile, et ta korraldaks rahvahääletuse Armeenia EL-i liikmelisuse kohta. Pashinjan ütles juba juulis Putinile, et selline rahvahääletus ei oleks võimalik enne, kui Armeenia alustab ametliku protsessi EL-iga liitumiseks. See samm muudaks teema piisavalt sisuliseks, et õigustada rahvahääletust, selgitab Pashinjan. Kreml näeb asju teisiti. Eriti rõhutati, et Armeenia peab kiiresti korraldama rahvahääletuse selle üle, kas riik peaks liituma EL-iga või jääma Euraasia majandusliitu, EAEU. Venemaa ütles seda pärast juulikuist telefonikõnet, kui Pashinjan edastas oma avalduse Putinile. EAEU on Euraasia majandusliit. Ja see on veel üks plokk, mida Venemaa püüab kasutada piirkondliku kontrolli eesmärgil. On põhjus, miks Kreml soovib, et korraldatakse referendum. Venemaa tahab võimalust tulemusi mõjutada, et näidata, nagu ei sooviks Armeenia rahvas olla osa Euroopa Liidust. Selles osas on Venemaal raske ülesanne. EU Neighbors Easti jagatud arvamusküsitluste kohaselt on Euroopa Liidu kuvand Armeenias positiivne. 72% küsitletutest kirjeldas Armeenia ja Euroopa Liidu suhteid headena ning 56% ütles, et nad usaldavad Euroopa Liidu rohkem kui ühtegi teist rahvusvahelist tegijat, sealhulgas Venemaad. Sama küsitlus näitas ka, et 54% armeenlastest toetab Euroopa Liiduga ühinemist, mis on märkimisväärselt 9% rohkem kui 2025 aasta näitajad. Ainult 23% Armeenia kogu elanikkonnast on aktiivselt Euroopa Liiduga ühinemise vastu. Ja küsitletutest usub 63%, et Euroopa Liiduga ühinemine tooks rohkem kasu kui kahju. Nii et kui Venemaa loodab avaliku arvamuse lainele, et Armeenia Euroopa Liidu kursilt kõrvale viia ja hoida seda kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni KJLO osana, siis seisab tal ees suur töö. Mitte et Venemaa poleks valmis seda tööd tegema. Ta üritas manipuleerida valimistega, mille tulemusel Nikol Pashinjan kindlustas juunis taas oma koha Armeenia peaministrina. France 24 teatas, et Venemaa kasutas kogu valimiste vältel desinformatsioonikampaaniaid, mis olid suunatud Nikol Pashinjani vastu. Seda kinnitas Armeenia meediaväljaande Civilnet faktikontrollija Anni Gregorian, kes rääkis sellest France 24-le. Mis puudutab Venemaad, siis juba peaaegu aasta oleme märganud, kuidas nad on püüdnud mõjutada Armeenia infovälja. Huvitav on see, et peamine sihtmärk pole mitte ainult Armeenia ja Pashinjani, vaid ka EL-i ja Prantsusmaa. Mitu kuud levitati narratiive, et Prantsusmaa kavatseb aidata Armeeniat ja Pashinjani valimistulemusi võltsida. Strateegilise dialoogi instituut lisab, et Venemaa kasutas Armeenia valimistele eelnenud kuudel 3 riigi toetatud või Kremliga seotud rühmitust, et sihtida Armeenia. Üks operatsioonidest, mille nimeks pandi Storm 1516, sihtis Armeeniat ajavahemikus aprill 2025 kuni aprill 2026 ning hõlmas libauudiste ja aktivismilehtede loomist, päris meediakanalite ja ajakirjanike jäljendamist ning mõjutajate kasutamist X-is, et püüda suunata sotsiaalmeedia narratiivi. Need on kõik räpased võtted, mida Venemaa prooviks uuesti kasutada Armeenia EL-i referendumil. Pole ime, et Putin seda tahab. Tal on kõik see juba teiseks ringiks valmis. Oma poolt teeb EL selgeks, et Armeenia on oodatud liikmeks. Juulis kohtusid Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja laienemisvolinik Marta Kos-Pashinjaniga, et arutada, kuidas Armeenia ja EL saavad oma sidemeid tugevdada. Armeenia lahkus sellest kohtumisest $60 miljoni suuruse toetuse ja ettepanekuga võimaldada 80 Armeenia ekspordikaubale tollivaba juurdepääs EL-i turule. Teisisõnu, palju paremad kaubanduslepingud kui need, mida Armeenia on saanud Venemaalt, kes soovib Armeenia kõrvale tõrjuda, kuna Pashinjan ei ole Putini marionett. Koosi kohal oleks sellel kohtumisel on samuti oluline. Laienemisvolinikuna juhib Koos EL-i kasvu. Armeenia soovib sellest kasvust osa saada ja selle peaminister kohtub nüüd inimestega, kellel on mõju Armeenia liitumistaotlusele. Kõik see taandub Kremlile ühele asjale. Nad on sunnitud pealt vaatama, kuidas Armeenia võtab omaks lääne mõju, mille vastu CSTO pidi olema tõkkeks. See rohkem kui miski muu näitab meile, et Venemaa versioon NATO-st laguneb. Ja see kõik on tingitud millestki, mida me varem mainisime. Venemaa on osutunud kohutavaks julgeolekupartneriks. CSTO liikmeks olemise mõte kõigi teiste riikide jaoks peale Venemaa on see, et Venemaa peaks pakkuma kaitset. Kõik selle on põhjustanud Venemaa antud tühi lubadus. Ja me ei räägi siin ainult sellest, et Venemaa ei suutnud Armeeniat kaitsta Aserbaidžaani olukorras. Viimastel aastatel on Venemaa lubanud toetada liitlasi Venezuelas, Süürias ja Iraanis. Mis on juhtunud? Venezuela ja Süüria diktaatorlikud juhid on kukutatud ning Venemaa pole peaaegu midagi teinud, et aidata peale mõne relva saatmise. Iraan on aktiivses sõjas USA-ga ja kõik, mida Venemaa näib olevat valmis tegema, on pakkuda veidi luureinfot. Armeenia on seda kõike näinud ja jõudnud samale järeldusele, milleni jõudis The Times oma sarkastilises pealkirjas.
Kui sul on sellised sõbrad nagu Putin, pole vaenlasi vajagi. Venemaa täielik läbikukkumine oma kohustuste täitmisel. Kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni raames toob kaasa selle, et Venemaa NATO koopia laguneb. Ja asi pole ainult selles, et Armeenia on valmis lahkuma. Putini otsus Ukrainat rünnata on tekitanud organisatsioonis lõhesid, eriti seetõttu, et iga mitte-Vene liige on näinud, kuidas Putin reageerib, kui mõni Venemaast väiksem riik ei tee seda, mida Venemaa tahab. Kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni liikmed on samuti näinud, kuidas Venemaa peab sõda Gruusia vastu, mis oli kunagi kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni eelkäija liige, nii et kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni liikme staatus ei ole mingisugune julgeoleku garantii, nii Venemaa suutmatuse tõttu kaitsta kui ka võimaluse tõttu sattuda Venemaa agressiooni ohvriks. Nagu Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskus märgib, on Kasahstan aktiivselt kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioonist eemaldumas. Kõrgõzstan näib tegevat sama. 2022 aasta oktoobris tühistas Kasahstan isegi kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni sõjaväeõppuse vaid üks päev enne selle algust, mis näitab, et CSTO-s pole asjad olnud korras alates sellest, kui Putin Ukrainasse tungis. Kuigi Putin püüab tekitada lõhesid päris NATO-s, ei suuda ta kuidagi takistada väga tõsiste lõhede tekkimist CSTO sees, mis on muutumas üha sügavamateks kuristikke. Me näeme neid lõhesid isegi sellest ainsast korrast, kui CSTO-lt on nõutud oma kollektiivkaitse eesmärgi täitmist. 2022 aasta jaanuaris palus Kasahstan CSTO-lt abi, et tulla toime relvastatud kokkupõrgetega, mille põhjustas riigis puhkenud massiline rahutus. CSTO saatis rahuvalvejõud, kuid need viibisid Kasahstanis vaid 5 päeva. Baku Research Institute'i andmetel oli see sellepärast, et Kasahstanil polnud huvi, et Venemaa jääks riiki rahuvalvejõudude sildi all. Isegi kui Venemaa püüab oma julgeolekulubadusi täita, ei soovi CSTO liikmed selle sekkumist. See näitab, kui tugevalt on Putin kaevu ära mürgitanud, mille kaevamisel tal endal oli kõige suurem roll. Kõik see jätab CSTO halba seisu. Venemaa versioon NATOst laguneb aktiivselt ning Armeenia valmisolek lahkuda võib lõpuks saada lahkumislaine katalüsaatoriks. Ja lisaks kõigele sellele ei ole ainult EL see, kes soovib saada aktiivsemaks partneriks Armeeniaga. Ka USA president Donald Trumpi juhtimisel soovib selle riigiga koostööd teha. Trump on mänginud suuremat rolli Armeenia ja Aserbaidžaani vahelise konflikti lahendamisel kui Putin kunagi varem. Ta viis olukorra selleni, et tõi Pashinjani ja Aserbaidžaani presidendi Ilham Alijevi kokku, et allkirjastada rahuleping 2025 aasta augustis. Sellest ajast alates on sõlmitud ka teisi strateegilisi kokkuleppeid ning Pashinjan on rõhutanud oma soovi süvendada Armeenia suhteid USA-ga, mis hõlmab ka Ameerika investeeringute võimaldamist tema riiki. Kõik see toimub taas seetõttu, et kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioon ei suutnud oma lubadusi täita. Aga kas teate, mis on sama suur märk Vene-NATO läbikukkumisest kui Armeenia otsus lahkuda? Ühe liikmesriigi juht istub Putinile vastu ja ütleb talle, et Venemaa kaotab sõda Ukrainas. Just seda tegi Kasahstani president Kassym-Jomart Tokajev augusti alguses. Ta saatis Putinile sõnumi, et kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioon võib olla kaotamas rohkem kui üht liiget. Saate rohkem teada, kui vaatate meie videot. Kui teile see video meeldis, siis kaaluge tellimist ja andke meile allpool kommentaarides teada, mida arvate. Võite saada ka meie kanali liikmeks, et saada ligipääs eksklusiivsele sisule, mida me avalikult ei jaga. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!